sellel kolmapäeval. 2026 aasta aprilli esimesel päeval jõudis vastasseis Iraaniga faasi, kus Teherani vastast leer ei moodusta enam ainult Iisrael ja Ameerika Ühendriigid. Pärsia lahe Araabia riigid hakkasid toetama suuremat survet Iraani režiimile, samal ajal kui osa Euroopast otsustas piirata otsest sõjalist toetust Donald Trumpi jõupingutustele. Tulemuseks on kahekordne šokk. Lähis-Idas kasvab ühtsus islami revolutsioonilise kaardiväe vastu, samal ajal kui Euroopa teljel kasvab vastupanu Washingtoniga lõpuni kaasa minemisele. Tegelikult toimub kriisi sees plokkide eraldumine. Ühel pool on Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Kuveit ja Bahrein. Associated Pressi andmetel avaldavad nad Trumpile kulisside taga survet, et rünnakut jätkata. Kuni Iraan muutub palju nõrgemaks, ilma võimeta piirkonda nagu varem ähvardada, on emiraadid läinud veelgi kaugemale ja näidanud üles valmisolekut osaleda rahvusvahelises jõus, mille eesmärk on Hormuzi väina taasavamine. Bahrein tegi samuti diplomaatilisel tasandil edusamme ja esitas julgeolekunõukogule ettepaneku, mida toetasid Pärsia lahe Araabia riigid ja Ameerika Ühendriigid. Kaubalaevanduse kaitsmiseks. See näitab, kes liigub, kus liigub ja miks. Sest need riigid teavad, et kui Teheranil jätkub survevõime marsruutide, sadamate, nafta ja rakettide üle, see võib olukorda veelgi plahvatusohtlikumaks muuta. Teiselt poolt ei paista Euroopa olevat Trumpi täielik operatiivne liitlane. Reuters teatas, et Prantsusmaa keelas Iisraeli sõjalist varustust vedavate lennukite ülelennu oma õhuruumis. Hispaania sulges oma õhuruumi Ameerika Ühendriikide sõjalennukitele. Itaalia piirab samuti Sigonella baasi kasutamist. Ja nii suure sõja puhul muudab marsruudi, baasi või logistika blokeerimine lahinguvälja jõudude vahekorda. Just nimelt siin sünnibki selle hetke kõige karmim poliitiline tõlgendus Washingtoni ja Trumpi liitlaste jaoks. Osa Euroopast ei pea Iraani režiimile relvi andma, et lõpuks ikkagi Teherani huve soodustada. Tegelikult piisab sellest, kui raskendada Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli tegevust, aeglustada logistikat ja panustada ohjeldamisele. Samal ajal, kui revolutsiooniline kaardivägi üritab endiselt vastu pidada. Reuters ja AP näitavad, et see lõhe on muutunud kriisi üheks keskseks punktiks. Nii palju, et Trump hakkas avalikult ründama eurooplasi, kes keeldusid tugevamat toetust andmast. Ja ta vihjas veel, et need riigid peavad ise oma energiajulgeoleku eest hoolitsema. See on tõsine süüdistus, kuid see aitab selgitada, miks Trumpi retoorika muutus nii agressiivseks Londoni, Pariisi ja teiste Euroopa valitsuste suhtes. Trump ütles 31. märtsil, et Ameerika Ühendriigid võivad sõjalise kampaania lõpetada 2-3 nädalaga. Ja Marco Rubio kinnitas, et Washington näeb juba võimalikku finišijoont. Nende sõnul on eesmärk Iraani sõjalise võimekuse vähendamine, sealhulgas raketid, droonid, õhutõrje ja tuumaohu vähendamine. See vastab küsimustele, kuidas ja miks Ameerika operatsioon tabab režiimi võimustruktuuri, et vähendada selle ründe ja piirkondliku hirmutamise võimet. Reuters teatas, et OPEC-i naftatoodang langes märtsis järsult sõja ja rahvusvahelise energia ekspordi raskuste tõttu. Ta hoiatas, et aprill võib Euroopale veelgi suurema mõju tuua, põhjustades pakkumise vähenemist, inflatsioonisurvet ja raskusi kütustega, nagu diisel ja lennukikütus. Seetõttu on Araabia lahe riigid karmistanud oma seisukohti. See ei puuduta ainult poliitilist toetust Iisraelile või Trumpile, vaid ka majanduslikku ellujäämist, režiimi julgeolekut ja kontrolli marsruutide üle, mida mööda piirkonna rikkus liigub. Selle olukorra keskel püüab Ühendkuningriik end ümber positsioneerida. Keir Starmer räägib juba suhete süvendamisest Euroopaga sõjapõhjustatud vapustuse tõttu. Ja ta teatas kohtumisest 35 riigiga, et arutada Hormuzi taasavamist ja laevanduse kaitset. Prantsusmaa ja Jaapan on samuti sellel teemal koostööd tihendanud. See näitab, et Euroopa mõistab probleemi ulatust, kuid näitab ka midagi muud. Kui Pärsia lahe riigid nõuavad survet ja tegutsemist, siis paljud eurooplased eelistavad keskenduda sõjajärgsele ajale, ohjeldamise ja diplomaatia kaudu. Trumpi leerile kõlab see kõhklusena, ajal, mil revolutsiooniline kaardivägi pole veel täielikult murdunud. Lõpuks pole sõda Iraani vastu enam ainult pommide, rakettide ja droonide sõda, vaid sellest on saanud positsioonivõitlus. Ühel pool on Araabia riigid, kes näevad Teherani otsese ohuna ja on hakanud Prantsusmaad aktsepteerima.
apoiar ou até estimular mais pressão. Teisel pool on Euroopa, mis püüab end kaitsta, vältida täielikku sukeldumiskonflikti ja piirata poliitilisi kulusid, kui järgitakse Trumpi lõpuni. Selle pöörde keskne sõnum on karm. Iraani vastane blokk kasvab Lähis-Idas, kuid lääne blokk on sisemiselt lõhenemas. Ja kui liitlased takistavad liitlasi keset sõda, muutub iga poliitiline taganemine režiimi jaoks hapnikuks, mis on endiselt võimul. B.